No nii. Punkertuub. Valgemaks läks. Valgus põhja ja Paekivi kalju all oleme. Kunagi ma mõtlesin, et mispärast on sellise koha nimi nagu Astangu Õismäel. Et miks selle koha nimi on Astangu? Nüüd, kui ma tean, et siin on siuke Paekivi Astang, siis see koha nimi on ikka väga loogiline. No nii. Keegi on kooli peale vihane olnud. Matemaatikaõpetaja vist kedagi ahistanud. Matemaatika põlema panna. Jaa. Nii, Peeter Suure laskemoonalaod Moonalao tänaval. Väga loogiline tänava nimi, Moonalao. Maa alla siis on tehtud siuksed uuristatud laod. Ja siin on päris hea mõnus kaja. Peaaegu nagu Kaja kultuurikeskuses. See oli nali, aga see on siuke üsna hubane selline mõnus tunnel, peaaegu nagu siia saaks päris korraliku reivi teha, kui hästi tahta. Nii, mingisugune auk põrandas ja väljapääs. Ka sinnapoole me läheme teisele poole. Tundub, et siin on nagu bunkertenni tehtud. Et siin on paar teeküünalt põrandal. Ma vist pean parandama, 200 teeküünalt põrandal. Veidi suuremad teeküünlad ka. Konservkarbist küünal vedeleb siin üks. Siin on ikka väike reiv toimunud. Nii. Trust the light. Tundub päris hea. Nagu oleks maa all pime. Õige. Maal ongi pime. Päevavalgust seekord ei ole. Ma jõudsin siia niivõrd hilja, et ma ei saa navigeerida päevavalguse järgi. Muidu päevavalgus on väga hea navigatsiooni abivahend, et sedasi avastab näiteks sisse- ja väljapääse, mida muidu ei näe. Sisse tulev valgus võib aidata väljapääsu leida. Kuigi mul on tunne, et sellel tunnelil on 2 väljapääsu. Ta võib olla äkki nagu U-kujuline. Päris ilus puhas. Siin ei ole isegi mingit isetegevuslikku prügilat.
graffi. Ma olen ausalt öeldes üllatunud, et siin on niivõrd vähe graffitit. Nii. Ja ma ei tea miks, aga ma kahtlustan, et siin on teine väljapääs. Ja ongi. Tunnel tegi pöörde ära. Nii, kuhu me välja jõudsime? Mingisse teise kohta. Kahtlustan, et siit otsast ma sisse ei ole läinud. Korra ma vaatasin ainult teisest otsast. Nii. Päris tõsine, mõnus. Ma sisse läksin, siit läheb ka mingi rada, siit kaudu sai enne vedada, enne kui see puu siia ette kukkus. Ja sisse ma läksin kuskilt sealt poolt, kus oli samasugune sissepääs nagu see väljapääs oli. Üsna loogiline koht tegelikult. Tänasel päeval need punkrid väga turvalised ei ole. Tänapäeval on vanasti, kui Peeter Suur nüüd ehitas, siis oli punker maal üsna turvaline koht. Viska nii palju pomme katusele, kui tahad. Punkrit ikka kätte ei saanud, sest pommid nii võimsad ei olnud. Tänapäeval, kui punkri asukoht on teada, siis õige pommiga saab selle alati õhku lasta. Aga kuna need punkrid on aegunud ja maha kantud, siis võib-olla saaks teha niimoodi, et neid punkreid võivad muutuda turvaliseks selle tõttu, et neid ei vaevuta pommitama, kuna need on juba maha kantud. Nii, ja siit ma läksin sisse ja jalutasin tuuri ära. Nii. See ei ole ainuke, mis siin on neid veel. Nii, see punker või tunnelladu, midagi kahtlane. Selle sissepääsu mingi ots on kuhugi ära kadunud. Tiks ära varisenud või õhku lastud või ei tea. Nii, valgust juurde ja vaatame. Erinevalt eelmisest, kus me käisime, võib siin olla vesi. Ahah, ongi. See teeb oma teistpidi, pöörab teisele poole. Ma arvan, et teisest otsast võib see punker olla kuiv. Või lihtsalt tunnel. Siin oleks vaja vähemalt kummikuid või siis kummipaati. See on ka perfektne punker, kus saab kummipaadiga sõita juhul, kui olukord on väga karvane. Nii, väike vahepala, mingi maja. Sitalaoga. Kahtlane maja.
näevad välja nagu elektriisolaatorid. See võib olla mingi, mis asi. Ma kahtlen, et see peldik oli. Praegu see näeb välja küll nagu peldik, aga võis olla mingi elektrimaja äkki. Nii. Kalju, Hastang. Koha nimi Hastanguna. Selle rohelise massi all on mingisugune veelomp, mille sügavust ei tasu proovida 2 jalaga. Nii. Ja sellesse tuppa ma läksin enne uksest sisse. Nii. Juhuks, kui keegi on mõelnud, milline näeb välja puuga pähe saanud maja, siis juures olevalt pildilt on näha. Umbes täpselt selline. Nii. Ja selle puu alt läbi minnes me jõuame kusagile Tšekkamaks ja majja ka. Kas see on siis kõik? Antud uksest küll. Nii. Ja maja vahepala, tuba, polegi midagi eriti, aga päris huvitav lokatsioon. Ja teine korrus, kuhu ma ei näe, aga teie näete. Siin ei ole mingit treppi ega midagi, aga mul pole õrna aimu, mis kaamerasse jääb praegu. Nii, pärast kui ma vaatan, siis ma saan ise ka teada. Eriti väike tuba. Ja siin on see koht, kus ma enne sisse vaatasin, kus see maja peale kukkunud puu oli. Nii. Et lambivalgel näebki. Jäin veidi õhtu peale selle jalutuskäiguga, aga punkris sees ei ole eriti vahet. Punkris sees on pime nii või naa. Olgu päeval või öösel. Mingit vahet ei ole. Et nii. Ja siin on sissepääs. Ma kahtlustan, et see on see sama tunnel, mille teine ots oli vett täis, kus oli võimalik ainult kummipaadiga olla. Aga kui me siit sisse läheme, siis saame teada. No entry my ass. Eriti madal lagi, mingisugune 1,60 m kõrge. Nii.
ja siin on jälle mingi teine korrus, kuhu ma ei näe. Aga teie näete. Eksklusiivne, mina saan tagantjärgi teada, mis seal oli. Siis kui ma videot vaatama hakkan. Oot, ja see tunnel ei lähe sinna poole, kus ma esialgu arvasin. See, mis oli vett täis, jäi teisele poole, kui selle tunneli pöördesuund on. Ettevaatust põrandas on auk. Ääre pealt võiks sisse kukkunud. Sellepärast ongi väga hea taskulamp kaasa võtta. Nii. Ma eksisin oma prognoosiga. Võimalik, et sellega saab välja hoopis teiselt poolt. Nii, ja siin keskel on nagu raudteeliiprid. See on ka täiesti võimalik, et siin sees võis olla ka raudtee. Väikene raudtee. Et laskemoona transportida, kuna osa laskemoona oli üsna raske. 19. sajandi lõpul kuni esimese maailmasõjani, millal see võis kasutusel olla, meil siis enne vabadussõda, enne 1917. aastat, kui punane revolutsioon toimus, siis sel ajal oli muidugi oluliselt kergemad laskemoonad kui tänapäeval. Tänapäeval on mõned teise maailmasõjal olid kõige raskemad kahurite laskemoonad. Mõned kahurid tulistasid kuni 7-tonniseid mürske. Neid kahureid ehitati 2 tükki Saksamaal. Aga enne seda olid võib-olla ainult mitte väga mingi pooletonnised mürsud ja midagi sellist. Nende vedamisel on tulnud raudteest ikka kasu küll. Nii, tundub, et selle me oleme ära teinud ja siin kuskil peaks olema teine väljapääs. Ja jälle mingi ruum, kuhu ma ei näe. Aga teie näete. Ja mina näen ka siis, kui ma töötlema hakkan videot. Nii. Igasugust peenikest graffitit. No. Ahaa. Samasugune. Need tunnelid ongi ühesugused. Väljapääsud, sissepääsud. Ma ei mäleta, kumb oli väljapääs, kumb oli sissepääs. Silti vist juures ei olnud, aga mõlemad vist töötavad nii sissepääs. Töötab ka väljapääsuna, tuleb ainult teistpidi minna. Nii. Väga huvitav. See üks tunnel, kus oli vesi sees, ei langenud kokku mitte kummagagi, kus ma sees käisin. Aga ta asus täpselt nende 2 tunneli vahel. Nii et see tunnel, kus oli vesi, läheb kuhugi mujale. Peab vist võtma kummipaadi ja sellesse tunnelisse sisenema. Aga see jääb juba järgmiseks korraks.